Nii, tere hommikust ja minu nimi on Margit Oja, olen Tartu Ülikooli töökeskkonna laborist. Me viibime oma töökeskkonnas 1/3 oma elust. Seega mõjutab töökeskkond meid väga olulisel määral ja samal ajal mõjutab see meie heaolu, tervis, seda, kuidas me käitume ja tootlikud oleme oma ettevõttele. Nagu me näeme, on palju erinevaid parameetreid, mis meid nagu mõjutavad. Temperatuur, valgus, müra. Need on mõned näited. Tartu Ülikooli töökeskkonna laborin akrediteeritud laborina oleme me käinud väga paljudes erinevates ettevõtetes töökeskkonna mõõdistamisi tegemas. Selle aja jooksul oleme tähele pannud, et suurimateks probleemideks on ventilatsioon ja õhutemperatuur ruumis. See aga mõjutab otseselt meie heaolu. Näiteks võtame selle kõige tavalisema ruumi temperatuuri ja vaatame, mis ta siis meiega teeb. Kõige tavalisem öeldakse, niisugune hea on 21 kraadi. Meie mõtlemisvõime peaks olema seal kõige parem. Tõstame seda 1 kraadi võrra. Mis juhtub meie mõtlemisvõimega? See langeb 5%. Aga kujutate ette, kui teil on ruumis 25 kraadi, mis siis juhtub meiega? Meie mõtlemisvõime langeb 20%. Aga see 20% hulgas tähendab seda, et me teeme halvemini tööd ja selle võrra meie ettevõttel jääb kasum saamata. See on päris suur number. Põhjamaades on tehtud uuringuid erinevaid ja näiteks Soomes on välja arvutatud, kui suur see kulu on 1 aasta jooksul. Halva sisekliima tõttu jääb neil umbes 2,5 miljardit eurot saamata või nad kulutavad inimeste kehva tervise parandamisele. Haiguspäevad, mitte kõige paremas tingimustes, töötingimused ja nii edasi. Ehk siis pööraks nagu tähelepanu töökeskkonnale ja ma võin kindel olla, et teie ettevõtte kasumlikkus tõuseb päris hulgal, suurel määral. Kui teil on küsimusi, olen alati ootan teie küsimusi. Tartu Ülikooli töökeskkonna labor, Margit Oja. Aitäh teile!